tere! Mina olen Marielle. Elu ja toitumise muutmine ei alga tegelikult toidust. See algab arusaamisest. Arusaamisest, et keha ei ole probleem, mida peab parandama, vaid süsteem, mida peab õppima mõistma. Enamik inimesi alustab muutust siis, kui midagi on juba valesti. Kaal tõuseb. Energia kaob või tervis annab märku. Aga tegelik pööre tekib hetkel, kui saad aru, et kõik, mida sa iga päev teed, kas toetab või koormab sinu keha. Esimene samm ei ole dieedi valimine, vaid aus pilk oma praegustele harjumustele. Mida sa päriselt sööd, kui tihti sa sööd ja miks sa sööd? Kas see on nälg, harjumus või lihtsalt vajadus millegi järele, mida keha tegelikult ei vaja? Väga sageli ei ole probleem mitte koguses, vaid selles, et toit ei anna kehale seda, mida ta ootab. Kui keha ei saa piisavalt toitaineid, ei teki ka täiskõhutunnet ja nii algab nõiaring. Sealt edasi on kõige lihtsam ja samas kõige mõjusam muutus. Minna tagasi päris toidu juurde. Mida vähem on toit töödeldud, seda lihtsam on kehal sellega toime tulla. See ei tähenda äärmusi ega täielikku piirangut, vaid valikut tehedama ja loomulikuma suunas. Toit, mis on lähemal oma algsele kujule, annab kehale selgema signaali ja aitab taastada loomulikku nälja ja täiskõhutunnet. Järgmine oluline samm on veresuhkru stabiliseerimine. See tähendab kiirete süsivesikute vähendamist, sest just need tekitavad suured kõikumised, mis panevad keha pidevalt energiat juurde küsima. Kui veresuhkur muutub stabiilsemaks, rahuneb ka isu. Keha ei küsi enam iga paari tunni tagant midagi magusat, vaid hakkab tasapisi kasutama ka oma varusid. Siin tuleb mängu ka söömisrütm. Keha ei vaja pidevat toiduvoogu. Vastupidi, ta vajab ka pause, et kasutada seda, mis on juba olemas. Kui sööd harvem, aga toitvamalt, õpib keha uuesti energiat kasutama, mitte ainult talletama. See ei ole näljutamine, vaid loomuliku rütmi taastamine. Sama oluline kui toit on ka see, mis toimub väljaspool taldrikut. Uni ja stress mõjutavad otseselt hormoone, mis juhivad nälga, täiskõhutunnet ja rasvapõletust. Kui uni on puudulik või stress pidev, on väga raske saavutada tasakaalu, ükskõik kui õigesti sa sööd. Keha ei saa paraneda, kui ta on pidevalt pingeseisundis. Tasapisi hakkab muutuma ka suhtumine toitu. Sa ei pea enam kõike kaaluma ega kaloreid lugema, sest keha hakkab uuesti andma selgeid signaale. Alguses võib teadlik jälgimine aidata. Eriti kui need signaalid on segaduses. Kuid eesmärk ei ole jääda numbrite külge kinni. Eesmärk on jõuda tagasi sinna, kus sa usaldad oma keha. Oluline on ka mõista, et kõik looduslik ei ole automaatselt parem ja kõik töödeldud ei ole automaatselt halb. Küsimus on tasakaalus. Samuti ei pea kartma puuvilju või marju, kui need on osa loomulikust hooajalisest toitumisest. Probleem tekib siis, kui kaob kontekst. Kui süüakse kõike kogu aeg ja suurtes kogustes. Kõige lõpuks taandub kõik lihtsale põhimõttele, mida lähemal on toit oma loomulikule kujule ja mida rohkem arvestad oma keha rütmi. Seda paremini keha toimib. Muutus ei pea olema järsk ega täiuslik. Piisab sellest, kui hakkad tegema teadlikumaid valikuid üks samm korraga. Keha ei vaja keerulisi süsteeme. Ta vajab järjepidevust, tasakaalu ja aega. Ja kui sa annad talle selle võimaluse, hakkab ta tasapisi tööle sinu kasuks. Mitte sinu vastu. Head tervist!